Ma hakkan võib-olla kõige sellisemast universaalsemast meetodist pihta, mis sobib tõesti kõikidele kristallidele, sest nagu ma eelmine kord ka ütlesin, et kõik meetodid, puhastusmeetodid ei sobi kõikidele kristallidele. Aga üheks selliseks hästi universaalseks meetodiks on tuleenergiaga puhastamine ja tuleenergiast just küünlaleegiga puhastamine. Selleks võetakse kristall ja siin küünlaleegi kohal vastu päeva öeldakse mõttes selline taotlus, et palun puhasta see kristall mitte siia salvestatud mittevajalikust energiast. Ja kui tekib sisse tunne, selline mõte võib tekkida, et nüüd on küll puhas, siis on see kristall tavaliselt puhtaks saanud. Mõnikord seda tunnet tuleb väga kaua oodata, mõnikord mitu minutit, mõnikord piisab paarikümnest sekundist. See sõltub sellest, kui palju informatsiooni on siia kristalli sisse salvestatud. Et kui seda infot on vähe, siis ta saab kiiresti puhtaks, kui on infot rohkem, siis on vajab ta lihtsalt pikemat ja hoolikamat puhastamist. Ja niimoodi võib siis võtta kõik oma kristallid ja üksipulgi nad läbi käia. Samas on see muidugi kaunis pikk meetod, kui inimesel on nii palju kristalle juba varuks, mis tal kodus on, siis see võtab ikka tublisti aega, vähemalt pool tundi, et see kõik läbi käia. Aga selle tuleenergiaga on üks variant veel, nimelt päikesevalgus. Samas päikesevalgus ei ole sugugi universaalne meetod, see ei sobi kõikidele kristallidele. Selleks peab seda teadma, millistele kristallidele sobib, millistele ei sobi. Aga selleks võetakse kristallid ja pannakse päikesevalguse kätte ja lastakse seal mõni tund päikesevalguse käes olla, öeldes samamoodi taotlus. Osad kristallid pleegivad päikesevalguse käes. Selleks on näiteks ametüst, ametriin, tsitriin, suitskvarts, akvamariin ja nii edasi. Et need on võib-olla kõige lihtsam, roosakvarts ka kindlasti. Kõige lühem selline nimekiri, mis ei talu päiksevalgust. Ja kui teil on selline situatsioon kodus, et teil on sattunud oma kristallid sellisesse kohta, kus kodus paistab päike peale hästi tihti või pidevalt, näiteks hommikupäike või lõunapäike, siis täiesti võib juhtuda, et kristallid tuhmuvad või lähevad värvist ära. Sellisel juhul on hästi palju abi selleks, kui panete paariks päevaks kristallid kas maa peale, niimoodi tõesti füüsiliselt maa peale, ükskõik kas liiva või mulla või muru peale, või siis kaevata nad suisa maa sisse, et see värv taastub. Ja see endine toon tuleb tagasi. Päikesevalgusega kristallide puhastamisel peab olema ettevaatlik, et mitte tekitada tulekahju. Tuleenergiaga puhastamisel, või ütleme täpsemalt päikseenergiaga puhastamisel on vaja ühte asja meeles pidada. Läbipaistvad kristallid, kui me paneme nad puhta päiksevalguse kätte, ma mõtlen seda, et mitte aknast läbi kumav valgus, sest aken murrab selle kiire ja ta ei ole nii intensiivne, siis näiteks mäekristall, läbipaistev mäekristall mõjub kui luup, mis tähendab seda, et päikse käes olles võib ta olla suisa tuleohtlik. Eriti tuleb hoolikas olla mäekristallist kuuliga, sest mäekristallist kuul on kordades tugevamalt koondab selle kiire kui luup ise. Kristalle saab puhastada ka suitsuga ja see meetod pole sugugi kallis. Teine võimalus, mis on hästi universaalne, on viiruki suitsuga puhastamine. Selleks on siis vaja võtta viiruk. Tegelikult ei pea olema tingimata ju viiruk. Meil Eestis on piisavalt taimi, mida saab kasutada selleks suitsuks. No näiteks kadakasuits, männisuits. Väga hea on, kui kasvatate ise salveisuits, kuivatatud salvei puhul. Ja et igaüks leiab selle oma, aga kui teil on, minul on siin praegu see viiruk käe pärast võtta, siis võtategi samamoodi, panete viiruki põlema ja siin viiruki suitsu sees täpselt samamoodi vastu päeva öeldes taotluse, täpselt samamoodi tunnete ära, kui
kuidas see suits on selle kristalli puhastanud. Suitsuga puhastamine on iseenesest hea veel. Sellesama viirukiga saate käia läbi terve oma ruumi ja puhastada ruumi sellest suitsust, suitsuga mitte vajalikust energiast, sinna kinni jäänud energiatest või siis nii nagu indiaanlased teevad, võtavad seda suitsu, puhastavad iseennast ka, et see on hästi tõeliselt hea ja tõhus.